Hell of a try suit. Ironman Oceanback. Right off. You are an Ironman. Tervist! Lõpuks olen jõudnud siis video lindistamiseni, salvestamiseni teemal minu teekond Ironmanini. Tegelikult on see selline juba 3. osa nii-öelda sellest seriaalist või sarjast, aga esimesed 2 ei jõudnud mitte kuskile ja need said alguse ka üle-eelmise aasta 2019 alguses, kui ma plaanisin minna esimest täispikka Ironmani Tallinnas. Kuna eelmine aasta jäi täispikka Ironmani mõttes vahele, siis ja sai tehtud nii Tallinna poolpikk kui ka hiljem Marbella poolpikk Ironman pluss igasugused suvised väikesed jupikesed sinna vahele, siis otsustasin, et oktoobrist alates hakkan valmistuma siis nüüd selle aasta täispikaks Ironmaniks. Hea pikk aeg, oktoober, november, detsember, no ikka 10 kuud või noh, mis 10 kuud, jah, peaaegu 10 kuud. Suur eesmärk oli tegelikult teha seda mitte Tallinnas, sest et seda rada on nüüd 2 korda põhimõtteliselt tehtud ja eesmärk oli minna siis Frankfurti. Sobis esiteks sellepärast, et see oli kohe suve alguses, mis tähendab seda, et saab selle suure võistluspinge suveks maha, saab rahulikult teha väikeseid triatlone, mida meil Eestis on, kui mitte iga nädalavahetus, siis iga 2 nädalavahetuse tagant kindlasti. Ja üldse võib-olla siis teha Tallinna oma ka otsa, olenevalt sellest, kuidas vorm on, kuidas tuju on. Aga põhieesmärk oli see, et saaks pinged maha. Jaanid on selline hea aeg, kus ei ole muid videotöid ega sihukest suurt kiiret ka veel suve mõistes. Ja on asi tehtud. Aga nüüd natuke ka sihuke põhjus, miks ma selle video nüüd kiiresti ära tahtsin teha, oli see, et üleeile muutusid eesmärgid. Muutusid selles suunas, et sõltuvalt enda natuke laiskusest olin ostmata jätnud ka Frankfurdi pileti. Ma küll aimasin, et ma lihtsalt jaanuaris, veebruaris lähen, võtan ja võetud ja minek. Tutkit. Rääkides sõbraga sellest Frankfurdist just üks päev tuli välja, et ka tema tahtis sinna minna, käis veebilehel, ei saa, otsas. Ja pidingi tõdema, et oligi otsas ja korraks tõmbas nagu moti maha küll, et mis nüüd siis saab, et see on nagu sihuke suur fookus olnud, aga tegelikult leidsin ma kiiresti ka päris palju häid külgi sellele, et tuleb vist ikka Tallinna oma teha. Nimelt kodu, mis on ka ühtepidi nagu natuke miinus minu jaoks, et sa tead kõiki nurki, kaugel, mis on, sa lähed põhimõtteliselt otse töölt, otse voodist, et sul ei teki seda nagu võistluseelset sellist, sul ei ole nagu sihukest puhkust selle ees, kui sa just puhkust ei võta. Hea on jällegi kodus teha sellepärast, et siin on raja ääres palju tuttavaid, siin on rajal palju tuttavaid ja Frankfurt oleks olnud selles osas natukene võib-olla vaimselt raskem, kuna võõras koht, põhimõtteliselt ainult elukaaslane oleks raja ääres olnud, et seal on mõlemal juhul positiivseid ja negatiivseid külgi. Samas jõuab välismaale veel minna järgnevatel aastatel. Igatahes oktoobrist saati olen seda kava nühkinud. Henek Tomson on see treener, kes mulle kavasid teeb. Samamoodi Tri Passioni triatloniklubi liige
ja ma usaldan selles mõttes treeneri kava, ma teen nii, nagu kirjas on. Siiamaani ei ole pidanud ühtegi veel väga vahele jätma. Üks tõbine päev oli, kus üks päev jäi vahele, aga see on kõigest see väike minimaalne protsent. Palju arengut on olnud siin oktoobrist jaanuarini ujumises. Jooks, ratas on olnud pigem sellised mahukad. Jooksus on olnud ka mõned üksikud raskemad trennid, aga suur osa kindlasti on praegu lihtsalt volüüm. Nüüd jaanuaris andsin endale ka väikse lubaduse, et proovin ennast natuke kergemaks jälle saada, sest et ilmselgelt on joosta natukene kergem, kui sa oled kergem. Seega üritasin loobuda, siiamaani see aasta olen suutnud loobuda igasugustest kookidest, hakkasin tööle süüa kaasa tegema, ei käi kohvikus söömas, sest et see tähendas minu jaoks vähemalt 3-4 saiaviilu, ehk siis nädala peale säästan pätsi ja ma loodan, et see mõjutab seda numbrit, nagu ta juba siin paari nädalaga on mõjutanud, positiivses suunas. Et ütleme siis numbrites ka, et jaanuari esimesel esmaspäeval kaalusin 93,5. Täna astusin kaalule, täna on 13 jaanuar, täna astusin kaalule oli 90,8. Et see algus on niisugune, ei tea, kas ma nüüd esimese kaalumise tegin sellised täis kõhu pealt või kuidas see käib ja täna äkki oli kõht nii tühi, on ju. Aga igatahes suund tundub olevat õige. Üritan ennast selle käigus mitte näljutada, sest et kaaluda väga ei tahaks, toita siis mitte ennast üritan kaaluda ikka iga päev, siis on nagu see tendents kaalu muutuse osas näha. Ja mis veel? Kas ma üritan teha neid väikseid klipikesi rohkem, suve poole võib-olla natuke enda trennitegevusi ka rohkem sisse panna, sest praegu talvel see siin pimedas, enamus asjad toimuvad pimedas, et mida sa siin ikka väga filmid. Ja kindlasti on see ka üks hea mälestus enda jaoks, võib-olla saab mõni veel inspiratsiooni, kes ei ole veel triatloni proovinud, kardab ujuda, mida iganes. Ujumine on tegelikult siiski kõige lihtsam ja lühem osa selle juures, tuleb lihtsalt tegeleda. See, et sa ei jõua praegu 100 meetrit järjest ujuda, lihtsalt käi, uju 50, uju 75, varsti ujud 100, varsti ujud 200, 400 ja nii see läheb. Et ujumine tuleb lihtsalt ujumas käies. Jooks, ratas, ma arvan, et enamusel ei ole probleemi ratta ja jooksuga, eeldades, et sul on ratas. Ja selleks korraks on vist kõik, vaatame, kuidas siin asjad kulgevad. Võib-olla saab varsti jälle midagi salvestada. Olge tugevad!